set upime siin väikse kohakese või? Nii huvitav, kas ma kaadris ka olen või? Okei, tundub, et ma vist olen kaadris. Tundub, et meil on täna siin sõbrakega. Tšauki, tšau, head uut aastat. Ma mõtlesin, et ma istun korra maha ja räägin teiega. Mul oleks päris tegelikult mitu asja öelda. Esiteks ma alustaks sellega, et head uut aastat. Teiseks ma tahaks öelda seda, et viimastel videodel on nii palju vaatamisi tulnud minu jaoks, sest et mina alustasin oma poole Austraalia teekonna peal praegu seda nii-öelda oma elu näitamist siin. Ja ma tegelikult tegin seda ainult enda jaoks. Ma olen terve oma elu igasuguseid videosid teinud, aga ma ei tea, miks mul vist ei olnud viitsimist ja jaksu kohe alguses alustada sellega. Ehk siis ma alustasin poole peal. Ja igatahes ma tegin seda täiesti enda jaoks, enda lähedaste jaoks, enda sõprade jaoks, kes tahtsid näha, kuidas mul siin läheb. Ja nüüd järsku on teid päris palju siia kogunenud, kes mind vaatavad. Nii et ma tahaks lihtsalt öelda aitäh, et te mind vaatate. Aitäh, et te tulnud siia minu kanalile. Ja kui on näiteks midagi, mida te tahaksite näha rohkem, küsimusi, te võite alla kommentaarides jätta või eraldi mulle kirjutada. Sest et ma olen nüüdseks 2 aastat olnud Austraalias ja ma ütlen ausalt, et minu jaoks elu on siin nagu tavaline elu juba. Ja ma ei oska võibolla näha, mis võiks see nii-öelda huvitav või põnev olla, et ma üritan näidata oma elu võimalikult palju. Aga näiteks praegu on see raskendatud, sest et Veinikas ma ei või tegelikult filmida. Nii et kõik need klipid, mida te näete, on põhimõtteliselt salaja tehtud. Ehk siis nagu tööelu ma väga palju näidata ei saa. Ja siis on veel üks asi, mis ma öelda tahan. Kõik, kes te vaatate ka Taukaripoiste vlooge, kes siis elavad meiega koos, Karla ja Erik. Arvatavasti paljud meie asjad kattuvad, sest et me elame koos, me teeme asju koos ja me kasutame vahepeal ka samu klippe, ehk siis te näete suure tõenäosusega ka samu klippe, sest et vahepeal mina ei võta oma telefoni välja, vahepeal Karla ei võta oma telefoni välja, nii et me share'ime enda sisu. Aga samamoodi ikkagi ma soovitan ka nende vlooge vaadata, sest et meie vloogimisstiilid on väga erinevad ja nende oma on selline kiirem, lõbusam, hoogsam. Ja see on vist kõik, mis ma praegu öelda tahtsin. Ma lihtsalt mõtlesin, ma korra istun maha, sest ma ei ole maha istunud ja kõik need vloogide algused ja lõpud on olnud sellised nagu mingi lihtsalt algab, lihtsalt lõpeb, sest et mul ei ole olnud seda kontseptsiooni, millal ma mingi vlogiga alustin ja millal ma lõpetan. Aga ma siis üritan nüüd võib-olla rohkem teha, kui te tahad, ma ei tea, mulle vähemalt tundub, et vaatamisel rohkem. Ehk siis äkki te tahaksite neid vlooge tihedamini. Kui jah, andke teada, pange like, mida rohkem like, seda rohkem ma näen, et te tahate siis tihedamini näha, mis siin toimub Austraalias meil. Et jah, ma varasemalt ju videosi panin väga harva üles, pigem nagu mingi mitme kuu tagant. Nüüd tegib seda sisu veidikene rohkem, sest kuidagi rohkem toimub siin Griffitis, sest et Griffitis nagu sa tunned ennast normaalse inimesena ja ei ole ainult töö. Minu poolt kõik ja jätkame tänase vlogiga. No head uut aastat! Jõudsime ka meie Griffitisse tagasi nüüd. Selliste huvitavate asjade peale ma isegi ei tea, mis asjad siin on. Mis siin on, jah? Ma ei tea. Sul on lausa postmark seal. Oh no! Ma ei tea, ma ei taha teada, ma ei julge avada. Äkki saadetakse riigist välja. Ma ei tea, nüüd terve nädal aega lubab siuke 36 kuni 43 kraadi ja alustame tööd ka sellel samal nädalal, kui need kõige kuumemad päevad tulevad. Nii et see läheb päris lõbuseks. Nüüd ongi täna pühapäev, teisipäeval on esimene tööpäev Veinikas tagasi ja ma ei tea, kuidas ma seda Austraalia suve jälle survive'ima hakkan, sest ma juba mäletan eelmisest aastast, et see suvi on seal väljas töötada ikka. Aga nagu näha, siis vabadel päevadel on väike passu chill, sest et mida muud sa sellise palavusega teed.
väiksed lapsed suplemas. Kutid arvasid, et nad siis panevad ennast proovile, kes jõuab kauem hinge kinni hoida. Ja mis sa, Karla, ütlesid, et kaitseväe ajal tegid sina Raidol ära või? Aga nüüd enam ei. Endal siin niisama tikk samal ajal. Aits pilvine ilm. 30 sekundit on tehtud. Kus selle venna nägu on? Täitsa kadunud ju. Ega see tagumine nüüd parem pole. Vend veits piirub selle. Oi! Stella hakkas mingi seletama seal vahepeal, kus selle venna nägu on, ma hakkasin naerma vee all. Vee all naerad. Raiskab õhku või ei raiska? Palju üldse oli praegu? Ei no jah, aga ta paneb nagu need kuidagi siia, siis puhub siia õhu ja siis teeb silmad lahti. Sa oled ikkagi vee peal, sa ei saa võitleda. Ei, saab küll. Ei, aga kui ma hermeetiliselt hoian, tead, mis tähendab hermeetiliselt üldse või? Mis asja? Kopsud! Nii, ma pean nii hoidma. Midagi ei toimu, noh. Ma uppun seal poolenisti. Ma olin siin muidu, kui uksest sisse tuled, siis meil oli siin muidu piljardilaud. Nüüd viiakse see minema ja tehakse selline teine elamistuba või selline lounge room, kus me siis saame rohkem chillida. Ma luban, et keegi ei hakka siin chillima. Ma luban seda. Mitte keegi ei hakka siin chillima. Lõpeta ära, noh. Porri tuba, jah. Istud siin toksid. Kus need on? Not you there, because you're the weakest bloke. You there. No, he's not going there. He's not going. Someone else go there. Assist me. You being multiple. You boys been going to the gym last, so? Nope. You ready? Yep. Right, Jake, you go. That's slate. What holds a slate in? Ja lännut ongi. Puhkus on siis läbi saanud. Homme on meil esimene tööpäev tagasi Veinikas ja see tähendab seda, et tuleb hakata jälle food preppima. Eks käisime poes ja mõtlesin, näitan teile kogu see mant siin, kaasa arvatud WC-paber ja mingid puhastusasjad ka. Läksid kokku $153, mis on eurodes, ma panen siia kuskile screenile, palju see eurodes täpselt on, aga ma ütleks mingi 80 eurot. Ja sellega me peaksime hakkama saama mitme päeva söögid sa võtsid? 5 päeva või? Esmaspäevast reedeni võiksime sellega nagu suht hakkama saada. Teed viisat või? Sul siin ees on? On viisasjad ees ju. Uni tuli peale või? Oled valmis? Wow! Kus nüüd hüppas? Ma just tahtsin öelda, et vaadake, meil on siin see koer, eks ole. Aga see koer ei mängi. Ma ei tea, kas te olete nagu kunagi näinud? Mängib lolli kogu aeg. Jah. Ta mängib lolli, sest et ta päriselt nagu oma mänguasjadega, mis tal siin on, ta ei mängi mitte ühega mängib. Ja teeme proovi, viska palli talle. Iga koer jookseb palli järgi ju. No teda ei kotti isegi. Reaalselt, 0. No, reaalselt on nagu pall või? Siin ei ole väga hästi. Ma arvan, et ma ei ole osa statistikast, aga kui video pealt näite, kiirelt lüpsas sealt mööda, siis naine roolis autograavis.
noh, esimene loeng on tehtud. Ma juba tahaks magama jääda, sest ma olen seda nüüd juba 3 korda kuulanud. Ja tere päev on neid induction loenguid. Safety ja veel kord safety. Ei jaksa meest, tahaks tööle hakata. Please help. Edas esimene päev, induction day over. Ja ülejäänud nädal night shift. Päev oli väga igav, nagu ka minu esimeses videos oli näha, sest mõtlesin, et meil magama. Teen seda juba 3. korda. Ma ei aru, miks nad lihtsalt seda ära ei jäta, kes on nagu tagasi tuli, et üks ja sama info ei jaksa seda kuulata. Aga minu täna fashion oli näiteks selline. Veel very cute. Ussuris, kui vahimist põleng seal toimub. Seal on mingi korralik põleng. Jah, siin nalja ei ole. See hooaeg ongi nüüd käes, kus igal pool lihtsalt minu arust kogu aeg põleb. Et see põlengu hooaeg, sest väljas on nii kuum. No selline siis on pealt iga silmakaarest põleb. Nagu what the hell? No korralik tossju. Suvi Griffitis tähendab seda, et siin on vintage ajal üli palju eestlasi. Ehk siis me üritame ikkagi natukene seda Eesti kommuuni siin hoida ka ja me käime koos võrkpalli mängimas. Ehk siis täna ongi jälle üks võrkpallipäev ja et lähme toksime eestlastega veits palli. Mina ütleks, et need poisid küll enam mängida ei jaksa. Jumalas, mis siid ju? Lõpeta ära. Sa ise ei teegi midagi. Enda tööülesanne siis, viia neid palletid sisse ja hoolitseda selle eest, et liini jookseks palletitest tühjaks, sest mulle anti teine forka praegu. Alles teine päev tagasi ka, et Stella pandi tegema seda tähtsamat tööd siis viipprodukti lattu. Mina olen lihtsalt võhik praegu. Näha, kuidas Warehouse'i vend siis võtab endale klaasi juurde. Ja kõik see on siis klaasi täis. Siin peaks olema 6 kuu varu klaasi, et juhul kui meil ei tule klaasi juurde, siis meil on 6 kuud saame töötada. See on nagu meeletu kogus, arvestades, et ka Sella toodab 36 000 pudelit tunnis. Crazy. I'm on vacay, out in Ecuador. It's been 20 days, I need 20 more. Kui te mõtlete, mida ma sööma siin eiliselt söön. Täna on näiteks reede õhtu, 10:30 ja ma olen night shiftis. Ja puhatan rollereid. See on hästi lõbus töö, mille eest raha saada. Puhastatud, puhastamata. Ja siis on minna oi, kui palju. Pane mullu siis.
night shift'ist koju tulek päikesetõusuga. Very pretty. Very cute. Kuna Griffith on siis sellises piirkonnas, kus igal pool tehakse veini, siis täna lähme wine tastingule ja ma võtan teid kaasa. Ja nii, siin me oleme. Yarran Winery. We are ready. Tühvid on ju välja, siis ma panen litsist tagasi. Vaatame, mis meid siis täna see tasting ees ootab. Nii, alustame leivaga siis. This is the good stuff. Esimene emotsioon. See leib oli taga, ma mäletan. Kõik on kohalik Hästi kraam. maitsestatud. Esimene mull. Kahvli näol. Very tasty. Sellised laupäevad on küll päris mõnusad. Millise viinika siis järgmisena ette võtame? Siin on veel midagi Soll küsimus. Reaalselt. Üks kõige kuulsamaid teie regioone. Mulle pani nii vähe, vaata. See on üks kamps näinud. Ära jonni. Ära jonni. On niist on midagi juurde. No, veine tuleb nii kiiresti ette, et ma ei jõua nagu telefonigi võtta välja. Veits hapu. No nii, kõik, mis me siis proovisime. Kodukohvikute päeval. Tegelikult meie Raidoga eelmine aasta ka käisime siin samas veinikas wine tastingul. Ja kuna meile nii meeldis, siis me mõtlesime, et võtame Karla ja Eerikuga siia kaasa ja selline mõnus nädalavahetuse tegevus. Tuled väikselt timmid veini, sööd snäkke ja siin on selline minu arust nii mõnus atmosfäär ka. Vau, mis avatus. Vau. Need, mis valmis on, need on Vaadake need mõnsasi viinamarju, mis siin kasvavad. Oho. Lõputu veini istandus. Ja ega meil lähe siit tühjade kätega ära. Ei ole kunagi läinud tühja. No. Aga tõesti, kui me eelmine aastaga käisime siin, siis ega me ka tühjade kätega ei lahkunud. Aga eelmine aasta me ostsime siit Moscato veini kaasa. See on kahjuks neil läbi müüdud. Seekord me võtsime mulli, Uwe Blanc ja Petnat. Timmime siis kodus edasi. Siis läheb mingi korralikud arbuusilõigud ka. Näiga, siin on tegemist TikTokist õppisid või? Mis asja? Loomulikust intelligentsist tulevad need asjad. Kindlasti. Kui küsite, mis mu lemmikasi on Austraalias, siis päikseloojangud. Näiteks nagu täna. Nagu come on. Keegi lennutab seal tuulelohet ka. Aga come on, see on nii ilus. Ma lihtsalt olen mingi mitu minutit siin istunud ja lihtsalt vaatanud. Teised mingi naaravad mulle. Siis ma olen nagu mingi, vaadake neid pilvi. See on nagu mingi, okei. Aga nagu mega ilus on. Imelik ei ole üks. Mega ilus. Ja kõige haigem on see, et ma istun ja ootan siin on ja vaatan seda päikseloengut ja see läheb lihtsalt aina paremaks. Nagu Eestis sellist asja ei näe. Nagu sellist päikseloojangut üliharva näeb Eestis kui üldse. Lihtsalt mega. Ära pane kraani, ei oska iski ära. Selle kohta ma ütleks, et kui ei oska juua, siis ära joo. See ei ole pigem see, kui sa ei oska ja jao, vaid Eerik püsi terve nõusid. Pane oma pea kõrvale see purks. See on sama suur. Korralik elaja siin see. Väike hommikune lõuna see. Hommikune. Käitsa pekkis. Ise söön ploomi näiteks. See on korralik ketas ikka ja siis ma mõtlen, miks ma 90 kilo olen. Ja kui tööl räme palav on, siis super-duperid aitavad meid ennast välja. Meil on siin sellised sügavhülmad. Jäävestid on ka. Ja lihtsalt bokside viisi. Super-duperid. Täna on niimoodi, et töönädal on selja taga.
jällegi laupäev on ja täna toimub meie majas kokteili ja pitsaõhtu. Meie valisime enda kokteiliks tequila Sunrise'i ja peo teema on ka party shirt. Nii et minule läheb selga see. Ma varsti hiljem panen oma outfitiga selga. Praegu peakski hakkama ettevalmistusi tegema, peaks söögi ära tegema, minna snäkid. Kas kartulid sinna sisse? Pitsa nagu lõkkevõrd? Ei, ta teeb kartulipitsat. Nagu kartulid mingid lastud peale. Ma ei tea, midagi sellist rääkis. Outfit check. Mina. Raido. Mul on ka see müts on ju, aga see käib, aga see käib nii räigelt ringi, et nagu Iha. ja see on näed mu peast lihtsalt läinud. Et mul on see tunne, et ma isegi ei saa seda panna või ma mingi korraks panen ja siis ma võtan seal ära, sest et jah, just. Ja tänasest kokteili õhtust ei puudu ka live muusika. Ja nii, siin on siis meil pizza station igasuguste asjadega. Siis siin on meie tehtud snäkikesed. Ikka cheeseboard, uus singirullid ja teine cheeseboard ka. Ja nii esimesed kokteilid lähevad tequila Sunrise. Kärbes silu. Oota, kui kanged. Tere, see Andrew, selle H beard või? Et siin saad vahepeal saad nagu jahikale kuulja teha ja vahepeal saad kokteili teha, kui tahad. Kokteili, kui on vaja. Siuke vend. Nii ma lihtsalt valan. Ma arvan küll jah, selles suhtes, et Mis ma siin üldse, noh? pole nagu mõtet hellitada, jah. Eerik hakkab jah täna kellegiga tutsama, mul on siuke tunne. Elu hea, Stella tahab kasutada, vaata klipina, ma räägin taga, kuidas Eerik tutti hakkab täna niitima. Ma panen mingi väga vähe seda. Väga clean ju. Aga tegelikult see peaks olema nagu Sunrise, kui on nagu läbipaistvad need. Mis sul toimub? Täis oled juba või? Ma tõin ühe siidri vara. No, mingid uued vennad tulid ka. See on see vend, kellega me kahekesi segi tõmbasime ennast. Ma tequilat ei tunne, aga kokteil on hea. Down to the riptide, taking away to the dark side, I wanna be your lifting me. Mängima ainult, aga miks nad laulavad? Sulle meeldi, kui mehed laulavad või? Okei. Mulle meeldib, kui mehed vait on. Nurgas vaikselt. No nii, Grete pani ka käed külge. Oskab flippida või ei oska? Kirjutage alla. No nii, austraallane õpetab. Proovend. Ei, Grete nüüd näitab ka. Yeah, you did. Okay, show off. Come on, welcome to Australia. Go, come on. No, I can have a new one. Mees. Ma üritan magama jääda. Nädalavahetus, see kokteilipidu ja pitsaõhtu läks pikale, ütleme niimoodi, et kell 5 hommikul sain magama. No nii lõbus oli, et ega väga seda telefoni nagu kätte ei võtnudki. Tagasi tööl ja täna purustame pudeleid. Ehk siis siin on hunnikute viisi veini, mis tuleb ära purustada seal.
tegid? ma olen mekaanik. Põhimõtteliselt meie tööpäev on praegu siin Crushimises läinud täpselt niimoodi, et kell on juba niimoodi, et pool päeva on põhimõtteliselt läbi ja me ei ole suurt midagi jõudnud teha. Sest et esiteks me pidime kõik siin alguses set-up ima, kõik selle ala siit ära koristama, onju. Siis, kui meil olid kõik asjad korras, siis pump ei töötanud, ehk siis meil oli elektrikut vaja siia. Siis oligi juba lõunapaus, nüüd tulime tagasi. Panime esimese saabi sinna sisse ära, ei teise, igatahes. Mingisuguse, ma ei tea, 10 mintsa vist saime töötada ja siis läks Forkal üks voolik, hüdraulika voolik katki, nüüd ootame jälle supervisorit ja ma ei tea, mehaanikut või ma ei tea keda. No nii, saime teise Forka. Loodaks, et seda ära ei lõhu nüüd. Tahaks nagu tööd ka teha. Nii palju oleme ainult teinud, mis siin on. 2, 4, 6, 8, 10 pinni oleme endale jõudnud teha selle 5 tunniga või 4 tunniga. Astud hommikul toast välja ja selline vaatepilt lihtsalt. Jällegi. This is what I'm talking about. Igal pool põleb. Järgmine nädal lubab jälle kuumalainet. Iga päev on üle 40 kraadi. Mitmel päeval on 45-46 kraadi. Ma ütlen ausalt, ma ei ole selleks valmis. Üle 40 on ikka väga rets. Ma ei taha vinguda. Ma tean, et teil seal Eestis on külm ja rõve, aga te teate, eestlased vinguvad. Ja tõsiselt, te ei taha 40 kraadises kuumuses olla. See on väga rõve. See on samamoodi, sa istud kodus, sa välja ei lähe, sest kui sa lähed välja, sa oled maksimum 5 minutit väljas ja sa juba ei jaksa olla seal. Ja ma kujutan ette, mis selle tööga saab, sest et tööd teha sellise kuumaga on ikka nagu ülimalt rõve. Ei oota.